Hakkab pihta see asi. Hei, mina on Joosep ja ma teen asju. Seekord siis on veits natuke parem kaamera. Ma panin teise kaamera ka ja siis siin on ka kaamera. Ja siis salvestab asju ka. Et nüüd peaks natuke parem olema, aga eks näeb, võib-olla ma muudan seda asja veel. Aga eelmine kord jätsite päris palju asju mulle siia kommentaaridesse, sinna alla. Ja ma valisingi siis ühe asja välja, mida me täna hakkame joonistama. Aga hakkame pihta siis. Rebecca Tess ütles, et joonista radioaktiivne ninasarviku ja lõvi ristsugutis ja tee ta sõdalaseks ka. Tundub, et me hakkame joonistama siis lõvisarvikut. Tal peaks sarv olema kindlasti. Nii, sarv. Sarv on olemas. Nii, järgmine asi, mis tal peaks olema, on siis, paneme sarvele nihukese asja ka. Ja siis kass, see on lõvisarvik, seega tal on nina olemas. Seega tal peaks suu tulema siit siis. See on ta suu. Tundub, et silmad hakkavad tekkima siia. Nii, üks silm, teine silm. Nii, olemas. Natuke imelik näeb välja, aga noh, ma ei tea, see ristsugutis äkki läks ristamisel midagi valesti, et no kes teab siukseid asju. Ja siis teeme talle kulmud ka, sest see on ikkagi lõvisarvik, on ju. Nii, see on tal suu, see peaks natuke suu moodi rohkem olema. Tal on lakk, sest ta on lõvi, on ju. See lakk läheb siit niimoodi. Ja kõrvad peaksid tal ka olema. Huvitav, millised kõrvad ninasarvikud tal olid. Mingid siuksed on ninasarviku kõrvad äkki. Aga miks ta lõvisarvik üldse on? Äkki ta on mingi radioaktiivsest maailmast pärit sõdalane siis, kes peab nüüd ellu jääma. Võib-olla ma teen ta natuke Thundercatside moodi, kui keegi teab, et mis asjad Thundercatsid on. Et see on mingi Ameerika multikas, kus on kõik mingid kassid ja muud loomad. Siis nad üritavad ellu jääda seal. Nii, kuna see tüüp näeb suht väärakas välja juba. Nii, aga kuna ta on lõvisarvik ja ta peaks sõdalane ka olema, no siis ta on siuke humanoid, seega me teeme talle käed ja jalad ja kõik asjad. Nii, tal on siis õlad on ka, on ju? Ja siis millega ta võitleb? Ta võitleb, kui see on siuke postapokalüptiline, teeme talle simitari. Jah, simitari. Teeme talle simitari kätte. Nii, aga kõigepealt on tal siis mingid riided ka seljas. Teeme talle siukse katkise tanktopi selga, on ju. Niimoodi. See peaks siin ära lõppema. Äkki tal peaks olema mingi rihm ka, mis läheb nagu niimoodi, kus ta oma asju hoiab. Vot, teeme talle messenger bag'i ka. Nii, kustutame selle ära. Digitaalselt on nii hea joonistada ikka. Midagi valesti läheb lihtsalt. Kustutad ära, pole olnudki. Äkki, ma tean, mis ma teen. Ma teen niimoodi, et ta, vaat nii, kustukas. Et see käsi otsib tal midagi kotist praegu. Nii, olemas. Kott on olemas tüübil. Ma tahtsin talle teha siukse kinni seotud vöö, mis on siin taga kinni seotud. Täitsa nagu mingi koll on olemas, näe. Nii, ta hoiab käes seda simitari. Nii, see on see mõõga hilt. Ma ei tea, mis see eesti keeles on. Mis asi on hilt eesti keeles? No, see tuli väga kõver simitar küll, aga miks mitte? Võib-olla tal on väga kõverat simitari vaja. Nii, olemas. Et simitarid on siis need Araabia stiilis kõverad mõõgad. Suht lahedad. Jaa, tal oli see kinni seotud. Siit läheb siis salv või mis iganes asi tal seal kinni seotud on. Siin on üks jupp ja siis läheb teine jupp siit. No ja ongi põhimõtteliselt koll valmis. Lõvisarvik, näed, lõvisarvik. Lõvisarvik on olemas. Ja see on siis tegelane postapokalüptilises maailmas ja rändab ringi. Võib-olla ta on mingi hõimupealik. Tõmbame talle paar kriipsu siia veel. Et nagu ilusti oleks aru saada, et see on ikka lakk, on ju. See on ikka lakk.
ta on ikkagi lõvi, onju, vaat niimoodi. Aga tänud siis Rebekkale selle kommentaari eest ja jätke mulle siia video alla jälle kommentaare, mida joonistada järgmine kord. Muidugi, mida tobedam asi see on, seda parem. Siia kanalile tuleb nüüd ilmselt palju ka muid asju, mitte ainult joonistamisvideosid, vaid ka muusikat ja võib-olla niisama mingid sketše, asju, mis iganes värke. Nii et tasub kindlasti likeida, subscribe'ida ja teha kõiki neid muid asju Facebookis ja likeida mu lehte ka, et sealt saate igasugused muud infod ka. Aga see oli siis Lõvisarvik, Joosep joonistab ja näeme võrgus.